ma siis teen talle neid asju, hakkab tegema neid asju, ai, ta on liiga hea, ma ei taha teda. Kurat, saa siis aru, mis nad tahavad. Okei, Tanel on juba muutunud, ta on juba muutunud. Jälle inimesed saavad meid rohkem näha ja rohkem kuulda. Ilgelt lahe. Ongi. Ega keda näha? Kes me oleme? Kes me oleme? Siin me igatahes oleme. See on meie esimene osa. Kes ma olen? Kes enda arust oled? Eks ma üritan olla. Mina ise ikkagist. Ja see ongi kõige tähtsam. Tiip. Väga hakkab pihta näha. Hakkab pihta, jah. Aga jaa, tere. Me oleme nüüd siin ilusti laua taga. Kaua valminud kaunikene. Kaua me tegime seda? Väga kaua. No sinul oli ma mingi 2 aastat siis tuli sul mõte nagu minuga teha ja siis tuli Oskar, sai sealt välja ja siis Kust kohas? Kus sa käisid? Reisul käisid? Soomes tööl, jah. Ma tulin Tallinke laeva peal, mängisin pokkerit ja siis tulin maha ja kõik olid nagu vau, ta saigi ära. Aga kui te päriselt tahate teada, mida ta tegi, siis te peate kuulama meie podcasti edaspidi. Jah, just. Aga nii ongi, jah. Aga igatahes meil on igal pool neid kanaleid, siis TikTokis on meil Kuumkäest klipid, siis Instagramis on lihtsalt Kuumkäest, Spotify's on Kuumkäest, YouTube'is on Kuumkäest ja Kuumkäest klipid, et minge pange igale poole sinna like, subscribe ja siis saate igal poolt meid jälgida. Ei, absoluutselt. Contenti igatahes selles suhtes tuleb. On jälle tore istuda ja contenti toota. Ja oleks tore, kui see asi läheks kuhugi poole ja oleks lihtsalt nagu lahe olla koos ja teha ja rääkida ja midagi vahvat luua. Absoluutselt. Vaatame, mis sellest tuleb. Aga täna on meie teemaks või läbi jooksev teema on valentiinipäev. Jah, nüüd esmaspäeval tuleb. Jah, just. Mis teie plaanid valentiinipäevaks on? Tanel alustab. Ilgelt jahan plaani öelda, sellepärast kui ei ole kellegi mingi plaani teha. Ma just tahtsin küsida, mis meie kõigi siis need perekondlikud seisud on? No, vallaline, but not sorry about it nagu. Sul vahepeal oli keegi, jah? Ja oli küll, aga ma ei tea. Ma kuidagi hoian eemale kuidagi, aga mitte nagu sellepärast, et ma nagu ei saaks ja ei tahaks, tegelikult nagu tahaks, aga ma süvenen nagu enda peale praegu. You know, mul on endaga kõige parem praegu. It's not me, it's you. Yeah, it's not me, it's you. Definitely. Ma olen see vend, kes on nagu vahepeal vigiseb selle üle, et tahaks kellegi koos olla ja siis kui on nagu tegelikult ka meeldid mulle. Mine ära. Ja siis ei ole õige. No jah. Kas seda õiget üldse on olemas või? On see asi üldse olemas? Mina arvan, et on mitu õiget olemas. Meid on siiski 7 miljardit siin planeedi peal. Ja kui sa selle asja endale selgeks teed, siis on kõik ülilihtne. Et lähed suutesse ütled, et tegelikult mul on veel mingi õige või? Jah. 3 õiget. Kallis, ma arvastan sind, aga tegelikult mingi õige on veel kuskil. Ei no, aga ta ongi õige. Aga lihtsalt asi on nagu selles, et ma ei tea, minu arust nagu see teadmine, et maailmas on meres on küllaltki palju kalu nii-öelda, aitab kuidagi hoida eemal sellest, et sa klammerdud näiteks mingisugusesse väga mürgisesse suhtesse. See on nagu kuidagi siuke nagu kindlustunne mingil määral, et okei, et see värk on siin nagu väga sitt. Aga ma ei mõtle selle peale enam niimoodi, et ma pean siin olema sellest, et ma pean suhtes olema, sa ei pea ju tegelikult suhtes absoluutselt olema. Kõige tähtsam on alati see, et sa oled ise endaga okei. Ja siis sellest hetkest vaata ongi see, et sinu kõrvale peaks siis tulema see inimene, kelle jaoks sa sisuliselt nagu ei ela, vaid kellega te elate koos, jagate elu, vaata. Mis sa arvad? Aga kus sa tead, et see nagu olukord nagu sitt on, sellepärast, et kus sa nagu võrdled seda, äkki on veel sitemad olukord olemas? Ei no, absoluutselt on veel hullemaid situatsioone olemas. Come on, meil on siin kuradi ju need koduvägivalla näitajad on ju meeletud suured. Aga minu jaoks on nagu see, et kui ma peaks nagu olema järjekordselt suhtes, minu eelmine suhe oli ka nagu see, mis mind viis nagu ikka väga-väga põhja. Kulmineerus siis sellega, et ma läksin, mind pandi ära aastaks, on ju. Et nagu see, mis ma olin valmis tegema selle inimese eest, oli kõik ja paratamatult see, mis ma tegin, oli ka illegaalne. Ja siis sellepärast ma jäsin kinni, aga mina mõtlesin too hetk, et oh my god, elu armastus, me peame olema koos, me peame kunagi kuradi sõrmused sõrme saama, me peame tegema teed enam ükskõik, mida see on, kõik nii pask, aga ma pean selles olema. Ja nüüd ma vaatan nagu tagasi
ja ma mõtlen, et kurat, ma oleks võinud selle asja ikkagist nagu ikka väga palju varem ära lõpetada nagu. Sul olid need roosa prillid olid peas ja... Täielikult. Ja vaata, alguses on vaata, igas suhtes on see ka, näiteks mul on ilgelt meelelahutuslik vaadata inimesi, kes on nagu suhtes hüppajad, vaata. Sellepärast, et sa kuidagi nagu, aga vaata ongi see, et sa ei oska iseendaga olla, vaata, sa tunned, et sa pead kogu aeg, nagu sul peab keegi juures olema, on ju. Mis ei ole tegelikult absoluutselt tõsi, on ju. See on lihtsalt tegelikult see, et sul on nagu, just ongi nagu endaga raske olla. Ja mul on lihtsalt nii naljakas neid vaadata vahest on see, et nagu kurb, tragikoomiline ütleks siis selle kohta, on ju. Et nagu sa tuled ühest suhtest ära, sa oled nagu megakurb ja sa leiad endale kohe selle asenduse selle asemel, et õppida ennast tundma ja õppida tegelikult seda. Ja aga mõtle, aga osadel, nagu mul on lihtsalt, ma tean enda kogemusest näiteid, et mul ongi sõbrannad, kes lähevadki kogemata kogu aeg suhtes. Nagu neil mingi asi lõpeb ära, läheb nädal mööda, nad on mingi, oh my god, nii lahe inimene. Ja siis nagu ta ise on ka nagu mingi, ma tehniliselt nagu ei tahaks, aga nagu kui talle reaalselt meeldib see inimesed, ongi nagu ma siis pigem olen suhtes kui üksi vaata. Naistel on võib-olla teistmoodi, jah. Mina olen 4 aastat olnud see iseenda otsija. Mulle meeldib ka olla, nagu ma tean, et minu esimene armastus, mis oli 3 aastat, oli nagu hea. Ma sain ülihea sükse põhja, ma tean, mida ma tahan, mis mulle meeldib ja nagu see oli igas mõttes, selles mõttes õpetava suhe, sest ma olin noor ka. Aga ma tean, et mul pidi olema see vallalise faas ka, et ma reaalselt nagu saaks aru, kes ma olen ja nagu ühesõnaga see vallalise faas, kus ma lihtsalt tegin asju, toimetasin. Ja siis nagu siis ma olen valmis veel paremaks suhteks, mis iganes nagu. Ja, aga see ongi, vaata, sa tegid enda kallal tööd, vaata, aga nagu minu arust on nagu väga vale minna suhtesse selle põhja pealt, et ma just läksin lahku, aga ma leian nagu selle asendusaine, vaata, see on nagu suhtes olemise sõltuvus. Ja ongi, et inimesed ei oska üksinda olla, tänapäeval üriti nagu... Nojah, aga see on selles mingil määral ka aru saada, vaata kui armsad paarid meil Instagramis on ja värki ja see on kõik nagu fine. Sa näed, et kurat, see on ju tore. Ja mul peaks ka see olema. Tere tulemast suunamudimisse, on ju. See juba vaatad, et need on koos, on ju, et kurat, nad on nii armsad tahaks ka vaata. Ja see on okei tahta siukse asja. Sa lähed ise suhtesse ja mõtled, et kurat, mul ei ole ju nii tore. Mis asja? Ma sealt Instagramist nägin, et seal on tore ja kuidas mul siis tore ei ole? Just täpselt. Aga sellepärast oleme meie siin või nagu mina üritan sotsiaalmeedias vähemalt seda joont hoida, et kui mul on halb ja nõme ja vastik, siis ma näitan seda ja kui mul reaalselt on hästi, siis ma näitan seda ja nagu absoluutselt ja see ongi tegelikult nagu selles suhtes õige, sellepärast et nagu ma saan täiega aru, mul ei ole kunagi seda kogemust olnud, et vaata, kui mina follon mingisuguseid nagu nii-öelda thirst trappe või mingisuguseid asju, mis nagu milline ma tahaks, et minu elu oleks, siis ma ei tunne selle pärast, et okei, et kuna mul seda ei ole, siis ma olen nagu vähem inimene, vaata, aga ma saan aru, miks inimesed tunnevad seda, sellepärast, et nagu vabandust väga, aga tegelikult sisuliselt on Instagram ja kõik asjad ongi meelelahutus, vaata, kuivõrd see on nagu töö väga paljudele inimestele, on ju. See on siiski meelelahutus, on ju, sa nagu näitad mingisugust visuaali kogu aeg, on ju. Ja siis on muidugi nagu muud asjad, näiteks nagu YouTube'id ja TikTok'id, kus on see visuaal nagu vähem nagu eespool, on ju, ja siuksed asjad, aga ma saan täiega aru, miks inimesed nagu tunnevad, et nad peavad nagu olema midagi. Seepärast, et kui sa tõesti näed nagu mingi YouTube'is mingi kuradi, ma ei tea, see mingi Jake Paul või PewDiePie on ju, on mingi, ma jagasin mingi $1 million nagu kodututele tänaval ja siis mõtled, et okei, aga nagu saaks ka nagu nii hea inimene olla, vaata nagu, aga mida sa ei mõtle selle peale on see, et jah, ta teeb küll ja just, et ta teeb, mis tööd ta teeb on ja eks mingil määral on ka ju inimestel see, et ma tahaks rohkem vaatamisi, on ju, et siis ma teen mingeid siukseid asju, Jake Pauli puhul on see nagu väga tõsi, on ju, et teeb mingeid asju selleks, et lihtsalt klikke juurde saada. Ja selle vaatamist ja sellega on ka nagu see teema, et mul ka on nagu noored tulnud, kes nii TikTokist on mind jälginud, ma tahaks ka nii palju jälgeid, vaata, ma tahaks ka nii palju like, ma siis ühe korra küsisin, et aga miks sa siis neid jälgeid tahad? Siis ma tahaks rohkem like saada, mis sa nende likeidega teed, siis nagu, et siis ma oleks nagu rohkem kuulsam, vaata, siis mis sa selle kuulsusega saad siis, vaata, siis ta oli nagu, jõudiski nagu sinna auku, et ta sai aru, et see on nagu, ei olegi mingit pointi. Savi tegelikult. Tegelikult on jumala täiesti savi, mida sa teed. Aga see ongi, vaata, mul on sõbra juures, on ühe väga sõbra juures, tema väike vend on 10-aastane. Minul nagu on vaadatavus TikTokis, on ju, mingil määral on ju, aga tema on kuidagi nagu selle arusaama peal, et kui mul nagu on vaadatavus TikTokis, et siis ma olen uipurikas.
jah, see on rets. ja siis mina eile nagu tegemas nagu Vikiga laivi on ju teenisin selle eest $1 sendi muideks, siis eurodes mitte. Jälle kroon. No just, aga abiks ikka on ju. Aga nagu nii õhker on tegelikult see, et kui ongi nagu noortel ja lastel on see, et neil on vaja nagu vaatamisi, et see nagu midagi teeks, et ma ei tea, rahakotti tuleb raha ja neil on tuntu seal mingi, ma ei tea, mis asi, sest kui ma ise mõtlen sellele, et enne Rannamaja mul Instagramis mingi 2000 jälgijat, aga ma ei tundnud, et ma selle võrra oleks kehvem mingitest teistest inimestest, sest et ma kuidagi, mulle meeldis kogu see sats, kes mul seal oli ja nad olid ka ikkagi mu jälgijad ja ma tundsin, et nad nagu täiega elavad mulle kaasa ja ma ei tunne nüüd, et ma olen nagu palju parem, et mul nüüd natuke nagu rohkem, ma ei tea, mul on nagu see mõte nii mööda läinud ja ma tahtsingi siit nagu edasi jõuda, et nagu kust kohast neil huvitav nagu tekib see tunne, et neil nüüd on vaja neid asju, kas ongi nagu mingi lapsepõlvest jääb mingi tähelepanu vajaka või ma ei tea, neil on mingi sõprud, suhted on nagu on, meil on koroona, meil on mingi kõik mingid siuksed asjad, nagu tegelikult natuke kurb, noh. Absoluutselt kurb. Selles suhtes nagu, kui sa vahid nagu igasuguseid ideaalseid kehaseid kogu aeg vaata, ja nagu sa nagu võtad seda kui sellisena, et you know, selle asemel, et mõelda selle peale, et võib-olla see inspireeriks mind tegema tervislikke nagu valikuid, on ju. Mis minu puhul on see, et kui ma vaatan, ma ei tea, ükskõik keda Instagramis ja ta nagu on suht nagu siuke nagu fitnessi peal vaata, siis ma mõtlen ka, loen läbi, mis ta nagu kirjutanud on ja mõtlen, okei, tegelikult see võiks ka minu nagu tegevus olla. Aga ma ei mõtle kunagi selle peale, et ma kaotan siuke ja ma ei ole siuke ja sellepärast ma olen vähem. Sa ei tohi hakata võrdlema ennast nagu kellegagi. Yeah. Sa ei tohi. Ei tohi. No samas vahepeal võib, aga mitte nagu liiga palju. Ei no ikka võib võrrelda, aga vaata, siin on see minu lemmiksõna või sõnafraas on kriitiline mõtlemine. Et nagu proovi kuidagi vaadata seda nagu kolmandast inimese perspektiivist, on ju, et kõik asjad nagu nõuavad tööd, vaata. Et nagu kui sa tahad endale mingisuguseid paida jälgijad, ilusat keha, ilusat autot ja kodu, mis mind nagu vahest ikka nagu hulluks ajab peast, või otseselt ei aja hulluks peast, vaid lihtsalt nagu mul tekivad meeletud küsimärgid on see, kuidas meil on kultuuris Eestis näiteks see, et meil on nagu maja ja auto, mis tegelikult meie palganumbri juures on natukene nagu liigagi suur flex, on ju. Ma kujutan, et nagu saab ju näidata. No ja ma elan Lasnamäel, aga mul on kuradi X5 on maja ees. Kõva, jah. Ja, aga ta ei pea ju olema see kõige uuem X5. Miks ta ei või olla? Ta võiks olla tegelikult see kuradi 2000. aastate X5, mis on 5 tonni. Ma tahan, et tal oleks roolisoendus ka. No kuidas siis, ma lähen muidu? Lasnamäe korteris on külm. Mul on küte on kõik maas. Ma tahan autosse minna, et mu käed sooja saaksid. Ma ei tea, ma ei mõtle kunagi niimoodi, nagu kui ma mõtlen nagu selles suhtes, kui ma mõtlen keskmise palga peale, on ju. Okei, üürid ja värgid, üürid mega kallid, mis iganes. Mis on keskmine palk üldse Eestis? Teata või? Mingisugune tonn. Kallis on suhteline. Ja raha on odav. Raha on odav. Taneli nickname on siiamaani Eesti keskmine brutopalk on 1563 eurot ja see on üles läinud 7,3%. 1500 ja maksud maha, mis on 1200 umbes või? Pan mööda või? No umbes võib-olla jah. Hämmastav ju. Aga ta on tõusnud 7,3% selles suhtes nagu aasta varasemast, nii et läheb üles, I guess, on ju, aga samas on meil muud tegurid. Aga lihtsalt ma mõtlen nagu see, kui ma saaks endale 1563 euri kontole iga kuu, maksud maha muidugi, on ju, see on mingi tonn midagi. Ma kujutan ette, et nagu väga siukest nagu mingi 400 eurist pangalaenu ja siis sinna otsa veel 400 eurine auto on nagu too much ilmselgelt. Miks sa ei võiks sõita millegagi, mille rattaga. No rattaga või siis on... Aga rattateed. Aga või siis auto, mis on reaalselt on 100 eurot kuus, vaata. Või siis ostab mingi ühetoalise korteri, mis on 200 eurot kuus. See on jah see praktiline mõtlemine, aga inimesed tahavad ju näidata, et ta läheb tegelikult hästi, sest ta näeb Instagramis, et kõigil läheb hästi. Siis ma tahan, et mul läheks ka hästi, siis ta teebki neid otsuseid lihtsalt selle järgi, et mis teised inimesed arvavad, mitte see, et mida tegelikult tal vaja on. No aga siis võiks ju Ants Rootsa selle külla minna ja siis lasta oma ego veidi nagu taltsatud. No kõigil on, jah. Aga me ei pea isegi rääkima siin kohal ju tegelikult majadest ja autodest, nagu mõnel on iPhone, mis on juba üle nende piiri nagu. Aga vaata jällegist, nagu nutitelefon on tänapäeval nagu ka mingi välimine siseorgan sisuliselt. Ja, aga ka ju näitab, ma ei tea, ma ei näe väga pointi, et 15-aastasel on nagu iPhone 13 Pro Max. Ei, seda küll, nagu. Absoluutselt, aga no on inimesi. Ja kui su 15-aastane väike nunnu tütar ütleb, et emme, ma tahaks tegelikult täiega uut telefoni sünnipäevaks, siis mis ütled talle? Mul raha ei ole, aga sul on nii ilusad silmad. Ostan.
sul on nii ilusad silmad ja ma tean, et need on minu silmad. Aga kas te tuludeklaratsiooni olete teinud juba? Ei oli. Ma eile üritasin, ma olin mingi, nagu ta kogu aeg viskas seda 15 sekundit. Mu üks sõbranna oli pool tundi oodanud, et saada. Aga ma ei viitsin enam, ma lihtsalt mingi vaata, see on umbes lihtsalt. Nagu tahaks reaalselt teada, sest ma nüüd olen puhtalt töödanud, vaata. Ma saan mingi 5 senti tagasi. Töötas mustalt, pidi 4 korda päevas pesus käima. Jaa. Fekalistina. Fekalist. Arushu. Normaalne. Sina oled siis suhtes, või mis sul on praegu? See on võib-olla tõsi. Võib-olla tõsi. Ei, tegelikult on suht lahe, sest et ma ei ole ammu olnud, vaata, valentinipäeval, sõbrapäeval. Kuidas te ütlete üldse, kas valentinipäev või sõbrapäev? See kuskil oli mingi nali, et eestlased on vähemalt ühe asja õigesti teinud, et me oleme muutnud valentinipäeva sõbrapäevaks, vaata, sest me juba nagu teame, et meil Eestis on need suhted nagu on, et pigem vähemalt oleme sõbrad, vaata, kui sedagi. Aga ma ei ole nii ammu vaata suhtes olnud ja nagu suht lahe on või nagu ongi mingid siuksed wow. No ma ei pea neid tähtpäevi nii eriliseks, et mingi oh my god, nüüd tuleb sõbrapäev ja nüüd ma pean midagi tegema kindlasti nagu talle head või mis iganes. Aga nagu ikka, ma ei tea, mul on mingi pisike plaan, et kuna ta on mingi küpsise tordi fänn, vaata, et teeks nagu pühapäeva õhtul mingi hea küpsise tordi, vaata, paneks mingid häid asju vahele ja peale ja ja siis mul on pisike mingi kingi ideega, mis ma nagu olen natuke vaata siukse juurdlemise käigus. Kuigi nüüd ma võin tegelikult rääkida, ma ei tea, kui ta kuulab, vaata, siis ta teab, mis ta nagu saab. Et kui keegi saab mingid ideid, on ju, või noh, tahab mingi järgmine kord mingi kingi teha, on ju. Ma tahan kinkida mingid kohtingukaardid, ma ei tea, kuskil Apollos ja Rahvaraamatus, mis iganes. Neid saab ise ka teha, jah? Ise saab ka teha, ja, aga nagu ma ei tea, ma ei aega vaata. Sorry. Anyways, võtad vaata kaardi ja siis pead reaalselt minema, vaata. Ei ole nagu väljapääsu. Kui seal ongi mingi totrad, siis lihtsalt lähed, vaata. Ja siis mingi paar nipet-näpet veel, vaata, nagu siukse nunnu mingi asja. Ma ei tea, aga mitte midagi suurt, nagu ma olen ju see, kellel ei ole vaja mingi üle tarbida. Ma ei hakka talle mingi lambist mingit trussikuid ostma, mis ma tean, et võib-olla talle mingi meeldi ja ei sobi ja mingi... Ma ei tea, just nagu mõttetud träni lihtsalt. Üks kajakapaar ikka võiks olla. Oh my god, palun jätke kajakad aastatesse 2000 midagi. Samas. Ma ei, Tanel, palun ei, ma panen põlema need. Ma füüsiliselt panen põlema need. Minu arust kõige ebaatraktiivsem meeste riietusartikkel üldse on kajakas ujumispüksid. Kuradi speedod nagu. Kas sa tõesti taha bokserit kanda või? Nagu isegi Tanel, kui sa ujumas käid, kas sa kannad kajakaid või? Ma käin kunagi küll, jah. Päriselt. No see, siis kui mingi lapsena, jah. Aga nüüd on nagu see, et nagu ebamugav on nagu veits. Nagu ma iga kord, nagu. Kui ma käin spaas ja mul tuleb mingi speedodega vend vastu. Kas te tahate öelda, et ma ei vaata ta kotte või? No, kõik mina ei vaata. Võib-olla... Korraks on küll see, et ossa raisk. Ei no, kui su postipakk on kõigile otse kuradi nina all, siis on nagu ikka veidi natuke raske ümber vaadata sellest nagu. Ja aga samas, miks mitte vaata? Ei. Ma kingin teile speedod. Ma hääletan rubriigist, mida Oskar maha hääletab, on kajakas ujumispüksid. Või siis Borati stringid. Okei, no see on nagu teema. Kui oleks nagu selles suhtes nagu pingetase, siis oleks nagu esimene koht oleks nagu tavalised need kuradi nii-öelda pikasääre kujumispüksid, on ju. Ehk siis bokserid sisuliselt. Borati stringid. Ja siis speedod. Jah. Speedod. Kui sa tahad sellega tähelepanu saada, siis on Borati stringid. Minu arust nagu, esiteks, need inimesed, kes nagu tavaliselt speedosid kannavad, minu arust nagu üks viis, kuidas speedosid välja kanda, on see, et sul on nagu kena kann, on ju. Aga need inimesed tavaliselt, kes speedosid kannavad, neil on väga kena kann. Ja siis see nagu näeb veel halvem välja. Okei, aga kui te peate valima, kas te lähete nagu speedodega kuhugi või paljalt, kui ma te valite? Paljalt. See on spaasse paljalt. No spaasse ei saa minna paljalt, aga kui näiteks järve ujuma, okei, paljalt. Ma valiks reaalselt nudisti ranna siis. Seal on ikka inimesi. Ma pigem I love my body, I don't feel shame. Speedodega ma küll läheks ja siis see on nagu siuke. Ei tea, reisk. Panin pähkli. Pähkel, jah. Korralik pähkel. Põhiküsimus, see ongi hea, see on hea story vastus on see, kas te läheksite randa või speedodega või palju. Andke kommentaarides teada. Jah, just. Et jah. Aga Tanel, mis sina siis
ise ma ei taha kasutada sõna üksik inimene, aga nagu vallaline, kuule, mina ka samamoodi siin on ju. Vallalise inimesena, mida sa esmaspäeval teed peale tööle mineku? Tõenäoliselt mitte, sõpradega saan kokku, aga muud mitte midagi. Minu arust on ka need tähtpäevad, nagu kõik mingi uusaastad ja kõik need. Ainuke asi, kus ma nagu näen, et võiks, mida ma nagu tähistan, on jõulud. Siis saad ka perega kokku. Ülejäänud on siuksed nagu... Kas sa oma sünnipäeva ei tähista või? Kui sa mind kutsud, siis ma tähistan. Kui sa ei kutsu, siis ma ei tähista. Kui ma sind kutsun sinu enda sünnipäevale. Kui sa mind... Ma räägin, kas sina enda sünnipäeva tähistad? Ei ole päris ammu tähistanud. Ei ole, jah. Issand jumal. Mida tähistan sellest? Üks aastat number tuleb juurde, lahene. Ei no, come on, uus energia, sa viskad eelmise aasta virna ja pead sünni... sama nagu vana aasta. Ma ei ole selle usku, jah. Ma olen see, et kui ma tahan mingidagi muuta, siis ma hakkan tegema kohe. Mul ei ole vaja seda kuradi mingit tähtpäeva. Tegelikult reaalselt see suur peopidamine, mis mul nüüd oli ju. 8-9 sotti on ju. Ja sisuliselt närvid, kõik läksid on ju. Ikka pooled asjad jäid tegemata, olemata ja siis ongi lihtsalt mingi... Ja mis ma nüüd, mul oli tore, mul oli tõsiselt tore ja tegelikult täiega vahva, aga ikkagi nagu, vaata sa tead, et sa saaksid midagi teha paremini. Ma olen veits siuke perfektsionist ka, vaata, et nagu see oleks ikka võinud olla nii ja vaata, pluss Seppeni haiges, et oleks äge on, kui teda näha ja ikka see koroona rikub ära. Et ühesõnaga nagu ma ei kahetse, aga nagu iga aasta hullult sünnipäeva pidada. Ei. Ma tõstan käe, ma annan sulle soovituse, sa oled inimesed, kes on rets kalendri ja planeerimise friik ja kes ei taha mitte kunagi hiljaks jääda, seega enamjaolt on nagu kas või tund aega varem kohal, kui muud moodi ei saa. Nii. Mine oma sünnipäeva peole mingi 3 tundi varem ka asju kokku panema nagu. Sest et me kõndisime sisuliselt ju sisse sinna oligi tund aega enne või? Jaa, no ma olin liiga optimistlik, ma mõtlesin, et tunniga saab, aga siis nagu oligi see, et nagu mu mees oli lubanud mind aitama ja ta ei jäänud ja õnneks nagu Oskar tuli ja siis üks vend veel ja siis nagu nad aitsid heli ja seda valgust ja kõike need, ma ei teadnud nendest mitte midagi. See on lampi, ma olen normal ju. Ja õnneks oligi see, et nagu tegelikult kõik läks hästi, sest et mu mees tuli ka vaata lilladega ja tegi nagu üllatus, et see ei olnud nagu niisama, et ära läks, vaata, tal oli vaja mingi ma olen saan sõpradega kokku. Aga ma olen vaata see emotsionaalne inimene, kes on nagu mingi, sa lubasid aidata mind, mida sa teed, mingi siis ta mingi helistab mulle, küsib veel mingid asjus väljast, mingi oh my god, aitab. Ja inimesed tulid juba ka nagu minuti pealt. Nagu siis, kui te võite hiljaks jääda, siis te ei jää, vaata. Siis ma olin seal tagaruumis mingi, panen ühte kinga jalga, mingi üritan kinni panna asju hullult mingi sahker-mahker ja mul läks esimese 15 sekundiga see kleidi see pael ka katki. Ühesõnaga, algus oli tore. Ja tegelikult pidagi sünnipäev, tegelikult on lahe vaata. Kui sa tunnedki, et sul on nagu õiged inimesed kõrval, siis tegelikult on nagu vaata. Ja siiamaani ootame ju pilte ka, mis saaks nagu vaata. Ikkagi siuke. Ma tahaks... Esiteks mina esmaspäeval istun rahulikult kodus, vaatan, söön šokolaadi ja vahin too hot to handle'it arvatavasti. Aga mis puutub sünnipäevadesse, siis mina pean nüüd see suvi enda 2 sünnipäeva järgi. Seepärast, et sügisel... Festival? Festival ta! Sa rendid rannamaja või? See oleks täiega lahe. See oleks, aga seal on reaalselt ju mingisugune kuradi 6 magamiskohta ja kui mingisugune, ma ei tea, 60 inimest tuleb, siis on nagu suht veidi siuke nagu 10 inimest ühes voodis, nagu ma ei tea, kas ma selle orgiaga tegeleda tahaks. Kõik võtavad madratsi kaasa, telgid. Tegelikult mõtle, kui saaks terve selle maja panna, need täispuhutavaid madratseid täis vaata, siis kõik mingi magavad igal pool, see on mingi kuradi täiskasvanute sleepover lihtsalt. Jah, kõik joovad end täis ja kõik täiega viitsivad need madratseid seal üles panna. Ja rinnuselt. Ja siis magavad kuskil kuradi laua peal ja ma ei tea, kus kohas veel. Ei, mina tahan, kui ma peaks selle plaani võtma, siis mina tahan nii-öelda jutumärkides oma voodis magada. Okei, ma ootan siis su sünnipäeva. Oota, suvel tahad pidada või? Sest et no ma ei tea, mul on siuke tunne, et koroona puhkab suviti. Ta kipub minema puhkama. Kipub jah. Ta võiks natuke varem nagu öelda, vaata. Aastavahetusel tuli nädal, ütles enne, vaata. Kui sul on töö juures, sa pead 6 aega vähemalt ette teatama nagu koroona. Teeme kombed selgeks, noor daam. Et niimoodi ei saa, vaata. See ei ole jätkusuutlik. Jah.
kui sa ütled töötajale enne, et ma lähen puhkusele, siis ta hakkab ju mingi, ma ei tee seda ära, ta läheb puhkusele. No teate veel, kuna koroona puhkusele läheb? No. Tal on Eesti Laul, vaata. Jaa, Eesti Laul läheb 3000 inimest saab jälle. Talle laulmine ei meeldi, vaata. Talle ei meeldi laulmine või? Talle ei, jah. Aga klubides meeldib ju, klubid on kinni ju. Aga seal on EDM, vaata. Seal on see. Talle ei meeldi Eurovisioon. Eurovisioon ei meeldi, jah. See kipub nii olema, jah. Jah, sellepärast ongi, ta läheb puhkusele. Tujukas natukene. Ta on veidi küll, jah. Aga saame hakkama. Ma pole tujukamat Totsi veel näinudki. Aga kui sa teate, Tots on? Miss Rona. Ta tundub siuke tujukas, vaata. Jah, naised on rohkem tujukamad, jah. Kahjuks küll, jah. Ei hakka üldse tagasi. Ma seal mingi vahepealne toode. Nõus. Ühesõnaga, Eesti Laul. Jaa. Hakkame nüüd tulistama. Mis on teie kui kursis te olete, kui palju te teate? Rohkem ei räägime. Mul on Tanel lihtsalt lahkus areenilt, aga ühesõnaga see on nagu Raju Reede, vaata, saatejuhid kukuvad järjest ära. Ups. Ei tea küll, miks. Ei tea. Aga mul on nagu favoriidid välja, üks favoriit kukkus välja, vaadake, Liina välja? Liina Ariadne, ma tean, et Helena see laul ei meeldi, aga mina olen selle poolt, et you gotta support your friends, ma tean, selle peale ütles Helena muidugi mulle, et kas, kui sa Oskar kunagi muusikat välja hakkad panema, mis sa ootad, et ma nagu istun ja ütlen, et isegi kui laul on nagu pask, et siis ma olen nagu, ülihea laul, ma mõtlesin, ei, ma ei oota seda lihtsalt nagu. Siinkohal disclaimer, nagu Liina Ariadne on väga hea laul ja mulle meeldivad ta lood varasemad, aga see lugu lihtsalt ei meeldi. Ma ei tea, vaat see My Hitsi see väljakutse oli ka selle sama looga ja mul nüüd sõbrannad ka tegid selle, no lihtsalt No ühesõnaga, Liina kukkus välja, ma jälgisin seda, aga ühtlasi Oota, kus ta kukkus välja? Ta oli seal poolfinaalis või? Ta oli veerand, meile need poolfinaali, mis ma üldse ei jälginud. Ühesõnaga, Eesti riik otsustas. Eesti riik ei otsustanud. Kaja Kallas kuula nüüd. Jaa, ainult Kaja otsustas. Anyways, otsustati, et nüüd oleks lahe haarata rohkem rahvast kaasa. Ehk siis lihtsalt tuua raha rohkem sisse. Rahvani hääletus on ju. Ja nad tegid siis need veerandfinaalid, kus nad näitasid lihtsalt seda muusikavideot. Jah. Ehk siis see oli tegelikult niimoodi, et sul on 200 saatejuhti, ütlevad, nii, nüüd tuleb, ma ei tea, Tiit oma looga Teet, siis tuleb Mart oma looga Part, on ju, ja siis nad seal plaksutavad vahepeal ja siis on nagu, nüüd need 5 saidki nüüd poolfinaali ja need 5 said tegelikult nagu 4 korda tegid seda, vaata, et tuleks 2 poolfinaali kokku vaata. Ühesõnaga, ma vaatasin neid No nii on jah. Mu isiklik üks nagu lemmik, mis tekitas mul nagu mingisuguseid tunded, oli Dramanda Tule minu sisse, see lihtsalt nagu see Tule minu sisse. Täiega nagu, see TikTok mulle saadeti mitu korda mingi Tots tegi, kes oli nagu istus, ta oli mingi kallis, tule minu sisse. Täiega vibes, wow. Ma kuulasin seda lauli ja ma ei saanud nagu mitte vasakule peal. Nagu ma jälgin teda Instagramis ka ja keegi vist oli kuskile midagi pandud, et ala, et kellegi ema või keegi pidi oma lapsele seletama, et millest ta laulab või midagi. Kuidas sa seletaksid? Imagine having that conversation with your child. Nagu. Aga tead, jälle mul on story. Sõbrannal on laps, on ju, kes saab mingi 3 seks vist. Siis ma ütlesin talle, ma tahan olla nagu see tädi, kes seletab talle, mis on seks. Ja ta juba hakkab küsima, emme, kuidas see tita saab sinna kõhtu ja kas sa saad ka varsti mingi tita, mingi hull siuke. Ja siis ta oli ka nagu mingi, Kalja, sa saad 3 seks. Nagu. Siis ta oli nagu, et Helena, sa võid suvel valmis olla. Ma olin mingi, okei. Ja PowerPoint valmis, Imagine, Helena seisab nagu kuskil nagu elutoas ja siis see lina on pandud teleka peale prožektoriga ja siis tal on see kaardikepp, vaata nii. See läheb siia sisse. See tuleb sealt välja. Teate, kelle ma saadan hoopis neid loenguid andma või? Need TikToki heiterid. Nad teavad vist rohkem seksist kui mina. Ja nad teavad jõle palju, jah. Kui keegi midagi ei tea, siis mu viimane TikTok, miga vaadake kommentaar. Mul on nagu ka see, et need TikToki kommenteerijad nagu teavad minust nagu kõvasti rohkem kui mina ise. Need on nii coolid inimesed. Selles nagu, sa istud ja loed ja vaatad ja oled nagu, päriselt nii oligi või? Okei. Selge, ongi nii või? Kas teil noorena ka nagu levitati teist mingeid kuulujutte või? Jaa. Jaa, nagu see on suht samasugune efekt minu jaoks. Ma olen pannud tähele, et sellel on nagu seos sellega, mida meie teeme praegu.
sest on see, et kui sa nagu kuskil teed midagi, vaata, isegi noorest peast, vaata, millegi pärast nad sinust räägivad kogu aeg, siis sa jõuadki lõpuks välja kuskile positsioonile, nagu meie oleme praegu. Ja see on nii veider. Tanel, sinust on räägitud noorena või? Mingi Tanel mind jõusati, aga ma ei tea, kas mind räägitud, aga võib-olla see info ei jõudnud minuni. Võib-olla tõesti. Nagu lihtsalt, no ma ei tea, kuna me juba suhetest rääkisime, siis minu esimene suhe oli algus üliraske, sest et meil mingil põhjusel üritati kogu aeg lahku ajada. Kas minust räägiti, et mina nüüd küla peal seksisin või olin kellegagi või temast räägiti ja nagu mega raske oli, sest et ma 100% teadnudki seda inimest, aga nagu ilmselgelt ma usaldasin, vaata, ja see oligi kogu aeg mingi sahker-mahker toimus ja see oli enne suhet ja peale suhet, aga nagu mingi hetk see vaibus õnneks ära, nagu ma ei tea, nagu mis värk sellega oli, aga ma olin juba siis nagu siuke, tere Helena. Mis ongi nagu nüüd ongi mingi, oh my god, nüüd kui sa oled keegi, mis tunne sul on, nagu ma ei tunne mingit uuemat tunnet, kui nagu ma ei tea lihtsalt. On nagu on. Ja see, aga minu favoriidid... Aga Tanel on ka ikkagi TikToki Tanel ju. Ise mul oli... Pigem olen vist, jah? Ma ei tea ka. Vist olen TikToki Tanel, jah? See üks päev, kui oligi vist eile, kui su tasku helistas meile, ei 4 päeval oli. Kurat, sa läksid ära korra, sul tuli klient juurde, ja siis mul olid seal nagu nooremad sõbrannad istusid köögi laua taga ja nii pea, kui ma kööki läksin, et ma seda nagu jooki võtta, juua, oh my god, see on Tanel! Issand! Kas me võime talle tere öelda? Ma olen nagu, eks sa ütle siis, on Tanel? Siin on inimesed, kes tahavad sul tere öelda. Ma räägin, see on nii vahva tegelikult. Nii palju nagu lapsi ja noori, sest ma käisin tantsimus kohapäeval ühe nagu neiuga. Ma tean teda varasemalt ka, ja ütles ka, et tal on õde, kes täiega fännab. See on ka põhjus, mis ma mitte kunagi enam ja okei, kui ma kuskilt kuradi välikäimlast välja tulen ja sa küsid mult pilti, siis nagu ma suure tõenäosusega ütlen ka jaa selles olukorras. Aga lihtsalt vaata ongi see, et näiteks mul on Instagram... Aga kus see piir läheb? Et kui oled nagu potil, siis vist ei tee. Ei nagu potil ja siis küll mitte. Aga samas, päris pulli. Ma arvan, et kui mul seda gin-toonikut sees oleks ja keegi kuskil seal ukse taga räägiks, et teeks pilti, siis ma lööks jalaga selle ukse lahti küll. Aga lihtsalt mu pointer on see, et see on põhjus, miks ma kunagi ei ütle nagu ei piltidele enam jaot, on see, et mul on Instagrami arhiivis pilt Charlie X-iga hallis. Ja ma vaatan seda pilti vahest ja mul tekitab see siiamaani emotsiooni. Vahel. Nii palju neid vigu teinud siin. Kurat. Ma mõtlesin, kus mu see grammar kontroll on. Vahel, mõnikord, vahest, võib-olla. Aitäh teile, lähme edasi. Ühesõnaga. Ja siis ma vahest vaatan seda pilti ja see siiamaani tekitab mul emotsiooni. Selles mõttes, et ma kujutad ette, sa istud klubis järsku Charlie X kõnnib mööda, sa vaatad sõbrannale otsa, mõtled, oota. Päriselt ka või? Boom, clap tüdruk on siin või? Ja siis lähed ja ta oli vetsu järjekorras ja siis ma ütlesin talle, kuule, et ma tean, et seda ilgelt kusele minna, aga ma näen seal jube rets välja, aga see pilt on olemas ja see on olemas ja vaata, see on jällegi see, et oh my god, saadad sõpradele, vaata. Mingi, oh my god, ma nägin seda venda. Aga see on see emotsioon, vaata. Mul on ka sellega üks story, miks mina teen ka kõikide inimestega pilti, miks ma olen teinud. Oli see, et ma arvan, et ma olin mingi 18-19 äkki või. Ja see oli ka see, et vana linnas on ja täiesti mälus on ja nägin Jüri Pootsman. Ma ütlesin, Jüri, teen pilti. Jüri ütles, et kuule, et ei tee, vaata. Ma olin nagu, et äsja teen pilti, vaata. Teeme ikka pilti, vaata. Kuule, et ei tee ikka, vaata. Ma ütlesin, kurat, ei teinudki pilti. Ja siis ma nagu, see on siia mõtles, see oli mingi 8 aastat tagasi ja mul on siiamaani see meeles. Sul läheb nagu korda see. Ei, mul on lihtsalt... Ma tahtsin öelda, et traumatiseerib kogemus. Nüüd ta annab ise pilti kõikidele. Iga õhtu ma ütlen, et... Tanel, ma annan sulle oma psühholoogi numbri, sa võid... Täiesti haige. Aga sellest ma arvan, et see olukord oli mul elus sellepärast, et nüüd ma teen kõigiga pilti. Ma tean, et mis tunne see on, nagu, kui sinuga ei tehta pilti. Ma saan aru temast, et selles suhtes, et mingi noor nolk tuleb sulle, et teen pilti, vaata. Et ma saan temast aru, aga... Meil on Kambaga tehtud pilt Karl-Erik Taukeriga, kus ta on nagu täiesti sodi. Nagu täiesti sodi. Ja vist kunagi nägime teda ka, siis me näitsime seda pilti, siis ta oli mingi, mis asja. Nagu ta vist tuli ise kuidagi pildile, et me tegime nagu mingi Kambaga mingi naljapildi ja ta oli sellest nagu, ma ka fotopomin inimesi. Kui ma kunagi
viimane kord, kui ma Eesti muusikaauhindadel käisin, siis oli ka tegid pilti, siis ma lihtsalt lampi lurisin sinna peale. Okei, ühesõnaga, te teete kõik pilte. Jah, ma mäletan ühe korra, ma olime ka linnas ja siis me olime seal Hessis ja siis mingi vend tuli ütles, et teen pilti, vaata, ja see oli mingi, ma olen nii räävaga, ma ei taha teha pilti praegult. Siis mõtlesin, et pohku, teeme ära, vaata. Ja me tegime reaalselt, oh my god, palun vabandust, nagu. Mõtled, et lähevad lihtsalt mingi, vaata Helanaga pilt ära, lihtsalt siuke mingi. Ei, mul on ka see kaste kuskil suunurgas ja mingi meik on täiesti laiali ja mul ka paar siukest pilti levivad nagu kellegi käes kuskil on see, kuidas ma olin just värskelt Superstarist tulnud onju ja ma olin öösel klubist tulnud ja siis ma sõitsin bussiga hommikul koju, mis oli nagu viga number 1 vaata. Mitu ringi sa koju sõitsid? No? Ma ei tea, mingi 3 reaalselt. Ja siis ma istusin bussis onju ja ma näen mingid nagu neiud on seal mingi ja ma nagu, et okei, mida iganes, see ei torka sulle silma, sa ei tea, seda vaatad, nagu sa oled nagu, okei. Nad hakkavad bussist välja minema ja mina seal nagu reaalselt siuksena, aga. Ja siis see oli ajend, et et kuule, kas sa oled Oskar sealt sellest laulusaatest või ma nagu, olen küll ja kas me pilti saaks, need totsid olid reaalselt mingi 11, mind you. Ja siis ma olen seal nagu, vend võtab oma telefoni välja, teeb pilti on ja mul on ikka veel see nägu peas. Kõik on hästi. Lihtsalt niimoodi, kõik on super. Mul on nii hea olla, nagu tahaks koju magama minna. Et nagu jah. Aga Eesti laul meil läks edemala. Aga kas ta tegi sinuga, lihtsalt tegi sinust pilti või ta tegi koos? Ja kuskil eks... Sellepärast sellega on üks naljakas lugu ka, et ma ühe korra olin Circle K-s vaata ja siis ma nägin mingi, no ta võis olla mingi 40 perisa vaata. Nägin, ma näen, et ta vaatab mind, ma näen. Siis käib kogu aeg vaata ja siis tuli meie juurde, ütles kuule, et sa oled see Tanel seal TikTokist ja ma ütlesin nagu, et jah, see on 40 pluss vaata ja siis pilti saab ja ma ütlesin nagu jäika, et ta tahab oma lastele näidata vaata ja siis hakkas mul piltidega, hakkas niimoodi pilti tegema minu arust, ma olen seal nagu, et kuule, oot, teeme koos ikka vaata siis ta ma ei tea, kuidas see värk käib vaata siis nagu tegelikult vanemad inimesed tegid just kõmm ja läheme eluga edasi vaata, ei olnud seda selfie värki see on see piinlik turistifoto oh my god, ma teen sellest pilti ja tegin pildi ära vaata siis ma tegid ära juba teeme koos ikka vaata Ega kas te seda momenti mäletate, kui me käisime seal not sponsored Magnetis on ju ja siis me ju ka olime vaata seal või ma ei olnud teiega sorry, ma olin sõbrannadega ja siis me nagu olime seal tiksusime me sama mõõdu välja no ma ei mäleta, kellegagi ma olin seal ja siis kõrval lauas olid mingid ka vanemad härrad ja me kuidagi hakkasime mingi nalja tegema, juttu rääkima, mis iganes siis mingid ostsid vist juua ka või mida, ühesõnaga jutt jooksis ja siis üks vend oli ka nagu mingi, et sa oled nagu tuttav, siis ma mingi, et ma ei usu. Ma jään vaata jaba, ma olen nagu mingi, ma ei usu, et sa tead mind nagu. Ja siis lõpuks tuli välja, et ta tütar ka fännab ja siis ta oli ka nagu mingi, kuule, kas ma võin nagu pilti teha, nagu ma näita tütre vaata. Aga tegelikult see tähega mõnu. Ma lasen ka alati välja nuputada, aga küsib, et kas sa oled kuidagi tuttav, ma nagu ei ole, mis asja. Ju siis mul on nii tavaline. Aga mul on ülipaljud jäänud uskuma ka, et nagu ma ei olegi nagu. Mul ka klubi veetsuseks tuli kuule, sul on mingi tuttav nagu, ma olen näinud kuskilt ja mõtlesin, et ma ei tea, siin samas praegu hetkel. Sa oled mingi näitleja või? Näitled kuskile? Ei tea nagu. Enda arust nagu, ma olen telekast näinud, raudselt olen näinud kuskil, vaata. Ma mõtlesin, ma ei tea, võib-olla ajad segamine, ma ei tea. Siis mulle meeldib ka nagu huiata, vaata. Mulle meeldib minu segamine ajamine punkt 2 Seppeniga, punkt 1 Silveriga lihtsalt, eks siis nagu Rannamäe Seppen ja Silver. No, Hannale on öeldud, et talle on väga palju juurde mindud, öeldud, et Helena, aga mul ei ole üldse tulnud. Ma ajasin teid kahte nii kuni saates juba segamini, ma olin nagu, et Hanna oli Helena ja Helena oli Hanna. See on nagu, kui keegi ütleb mulle Helen või Helena, ma olen nagu mingi, oma see on kiilakas nimi. On puudu! Järjest nagu mu nägu langeb kohe, kui keegi ütleb mulle Helen. Ma ei tea välja ka. Ja siis nad on nagu mingi sorry. Mul oli üks päev Ivar. Ivar? See TikTok Ivar või? Ei, lihtsalt nagu... Ivari nägu sulle? Sul on tuttav nägu, et sa oled see mingi Ivar või? Nagu... Kes suvalise nime ütleb lihtsalt? Sulle Andres ei tahtnud öelda juba või mingi Tiit lihtsalt nagu... Ühesõnaga jah, aga tulles tagasi Eesti laulule, mis on teie nagu favoriidid, kuivõrd palju te seda jälginud olete? Mina hääletan... Oota, aga kes seal nagu, kas sul on nagu ees see nimekiri, kes seal täpselt on, sest et äkki nagu... Mul on see
no ma vaatasin neid eile, vaatasin läbi, eks ole, nii. Otil on päris hea, Otil on alati, kui ta on jõhker häälne. Ott käib Spartas jõusaalis ka, see on ka veits kõva värk. Ma olen ka kuulnud, et ta on käinud, jah. Et selles suhtes peab andma nagu, kui musklit teeb, siis peab olema häält ka, vaata. Ott on väga tubli, Ott on vist algusest peale siukest sweet guy olnud, kes nagu Eestile meeldib, vaata. Siis minu arust on see Stefan ja Anna, neil on ka siuksed, need eurolaulud, no. Anna oli see champion. Ma ei mäleta neid laule, ma panin endale kirjalist, ma lihtsalt vaatasin kiiresti ära. See oli vist nagu selline lugu, mis nagu oligi nagu siuke Eurovisioonilik, kuivõrd saab üldse nagu kategoriseerida, mis seal Eurovisioon Eurokas, sa vaatad, sa tead, et see on eurolugu. Miks ma ei leia? Et nagu kes seal on kõik või? No seal on see Elisa, see Fire ka, vaata. Mis on minu arust nagu väga hea eurolugu. See on ka eurolugu, jah. Aga ma ei tea, kas te mäletate, mis see oli 2018 euro... Ja, Fuego, jah. Väga see. Kui Eurovisiooni vaatajat olete nagu üleüldse nagu null, jah? Päriselt, ma vaatan peaaegu iga aasta. Ma ikka ka üritan vaadata. Kui ma Soomes tööl olin, siis ma vaatasin ka. Said vaadata seal või? Kaamrikaaslas oli telekas. Vau! Oota, kes? Oota. Maneskin võitis. Jaa, kas olidki nende poolt või? Mulle meeldis Maneskin, siis mulle meeldis... Mulle meeldis see Soome lugu, ma ei tea, kas sa mäletad. Soome lugu oli, Islandi lugu oli väga lustakas. Islandi lugu. See mingi pikk blond mees. Okay. See oli fun. Ja need olid need kolm, mis mulle kõige rohkem meeldisid. Iisrael oli jällegi nagu väga sarnane sellele, mis ta eelmine kord oli. Et nagu, jah. Aga ma ei tea, ma ei leia täisnimekirja. Ma näen, et Ott Lepland, Andrei Zavakin, Grete Baia, Elisa Stigresta ja Elina Netšajeva said... Jah, Zavakin. Kuidas Zavakini laul meeldib? Näed laused? No ma ei tea, räägi, mis nüüd saab siis, noh. Ei no selles suhtes nagu... Eurolugu ta ei ole kindlasti minu silmis nagu null. Ma ei tea, ta ongi täpselt siuke nagu, mis ta nagu on teinud kogu aeg, on ju, et nagu sa nagu kind of nagu vaibid sellega, on ju. Aga ma ei tea, kas ma seda lugu kuulaks nagu kas ma vabatahtlikult Spotify'sse kirjutaks selle, vaataks, kui ma autos sõidan ja see tuleb, siis ma ikka natuke räägi, mis nüüd saab. Mis nüüd saab siis? Ma ei tea, mis siis saab. Ma tahaks teada, nad kirjutaks järjeloo, et mis siis sai. See on väga hea mõte. Sest et nagu ma tahaks teada, mis siis sai. Aga millest nüüd? No ma ei tea, siis nemad räägivad, mis siis sai. Nemad räägivad, jah. Aga see kuradi räpi osa, no ma ei tea, reisk. No ei sobi mulle. Mis te Black Velveti Sandrost arvate? Sült, mõnus. Täielik sült. Aga sa saad aru ka, et natuke läks lihtsalt pulli tegema nagu. Jah, ongi. Nagu, miks mitte? Aga ma ütlen, et kõik need 40 või 35 pluss inimesed kodus on nagu, oh my god, ei ole võimalik. See jaanipäeval tuleb raisk. Seda laulu ma panen 3 korda vähem. Mul on parim sõbranna on Sandra ja siis, kui ma seda lugu kuulsin, ma lihtsalt olin nagu, oota, keri tagasi. Ja filmid on nagu, no Sandra, sinust kirjutati lugu. Siis kui mingi muu info tuleb nii. Siis on Stefani lugu Hope, mis ma arvan, et võib väga suure tõenäosusega minna sinna. Tegelikult, mis ongi enamus või paljud need kihlveokontorid on ka öelnud, et nagu Stefan on siuke favoriidi värk, et pigem on nagu tema minek, vaata. No, olla nagu nõme, siis ma natuke kardan, et nagu see Vaakin saab, siis tal on nii palju nagu neid fänne, on ju, aga nagu kui ta saab, siis see on väga halb. I'm so sorry. Ma mõtlesin ka nagu sellele, et kui näiteks see Vaakinil ei oleks sellist jälgiaskonda, nagu tal on, ma ei usu, kurat, et ta veerandfinaalis saanud. No ma ei usu seda. Aga no selles suhtes mängib oma kaarte, vaata, et tänu sellele nagu jõuab, aga no kurat, kui tal ei oleks seda jälgiaskonda, no kui sa vaataksid, annaks mingi suvalise inimese ette, kes ei ole Eestis ja kuulaks seda laulu, no ma ei usu, et see on nagu, ma olen siiamaani nagu kurb ja nördinud, et Vaikus edasi ei saanud see Kaia-Liisa lugu, see oli lihtsalt niivõrd hea, nii hea laul ja siis sul ongi nagu see Kaia-Liisa lugu ja sul ongi Andrei Zavakini lugu või sa paned lihtsalt isegi, kas sa paned Andrei Zavakini Ott Lepland? No palun nagu. Natuke nagu kurb. Minu arust Zavakinil on ainult üks laul, mis on hea, see on see, mis ta selle Diela või mis see on? Artjom Savitskiga. See on vene keeles ja mul väga meeldis. See täitsa, sellel on niisugune vibe jah, aga siis on Jaagup Tuisk
looga Kui vaid ja siis on Minimal Wind looga What to make of this. Nad on üllatajad, need Minimal Wind. Mulle meeldis selles mõttes, aga me ei tea, mis nad laval teevad, vaata. Siiamaani. Ja ma imestan, vaata, Minimal Wind on vaata see, et nagu... Oota, miks me ei tea, mis nad laval teevad? Kas nad ei esine? Nad ei esine, neil oli ka mingi koroonakulla. Okay. Et nagu nad on ju ka täiesti nagu tulid kuskilt ja nagu nad said edasi, nii et nagu vau. Et samas see on võimalik, et võib-olla kui ei olekski see Vaakinil jälgiskond, äkki tal oleks ka, aga noh. Siis on Otil on järg kuulale selles suhtes. Yeah. See on nii nagu... Üksikult teeb, jah. No Otil on tal on kurid jõhker hääl, pole midagi öelda. Milline Netšaeva lugu ma ei ole kordagi kuulnud, sest Igrast ta omaga mitte. Netšajeva lugu oli suht siuke igavapoolsem, nagu vaata see oligi see, kui see muusikavideote põhjal oli, aga nagu lavaline pool oli väga hästi tehtud ja noh, ta laulab ka väga hästi, vaata, et selles mõttes mul oleks nagu savi, kui ta saab edasi. Eesti laulu sa võiksid laulda hästi. No ilmselgelt jah, aga ikkagi nagu veel paremini kui hästi, ütleme nii siis. Ei no see on tore, kui professionaalsed lauljad viisi peavad, see käib nagu hinna sisse kuidagi. Jah. Ja, aga kas ei ole üldse nokitud selle kallal, et selle mingi helikvaliteet on mingi pekkis ja mingi hull vaata, teles on tavaline praktika, mida kasutatakse muusikas, on see, et sul on nagu eelsalvestatud vokaal. Näiteks, kui sa esined kuskil, ütleme niimoodi, mingil kaalal, vaata, mis on nagu telesse üle tõmmatud või midagi, sest et kui sa telesse laulad mikrisse, vaata, miks on nagu Superstari saantes näiteks, kui sa oled koha peal, see kõlab väga no mitte väga kardinaalselt teistmoodi, aga vaata, mingisugused nagu häälenüansid jäävad kaduma ruumi kõlla, vaata. Et samas, kui sul on nagu mikker otsa ees ja sellest otse mikrist läheb heli nagu telekasse, sinu nagu kõlaritesse koju, siis natuke see mängib, vaata. Ja sellepärast vahest on ka see, et nagu keegi, kes nagu laulab Superstari laval, kõlab nagu laval või nagu koha peal nagu natukene teistmoodi, kui ta kõlab otse telekast. Ja mida tavaliselt tehakse nagu gaalaõhtutel või nagu award showdel ongi see, et nagu enamjaolt on väga vähe inimesi, kes päriselt laivis laulavad, aga need, kes laulavad, nad päriselt oskavad ka seda, mis puudutab siis teles laulmist, aga enamjaolt on nagu see sisse salvestatud enne. Et sa kas nagu lasedki nagu maigutad suud kaasa või siis sul on, et oleks nagu tunduks nagu rohkem live, siis su mikker pannakse natukene sisse, aga lastakse vokaal ikkagi sisse, et siis nagu see kind of nagu miksib ära selle. Väga tore info, ma ei tea, mis ma selle infoga teen nüüd, aga tore ikka teada. Suitsetajast nii arg pani praegu pommi maha lihtsalt. Ühesõnaga, pange nüüd, paneme top 3. Kes võidab, kes jääb teiseks, kes jääb kolmandaks? Mis ta arvad, no see Vaakin võidab? Me täna õhtul raudselt vaatame seda võidabki nagu. No kurat, natuke piinlik oleks, aga ma tahaks, et nagu esimene oleks nagu see... Okei, teeme siis nii, et mis ta arvate, mis nagu võidab, aga mis ta nagu tahaks, et võidab? Nii on äkki parem. Ma arvan, et Hope võidab, aga ma tahaks Sisimased Liisa võidab, sest ma kujutan ette, et see nagu see kõlab nii eurolaul, et see teeks tegelikult nagu Eurovisioonil väga... Aga me jälle ei tea, vaata, kuidas tema ka see lavaline pool on ju. Jah, aga... Äkki on ikkagi siuksed nagu hotid tantsijad, ta laulab hästi ja huhuhu. No, selle saab täna. No mul on ka Stefan või Anna, no. Kaks inimest. Et need nagu saavad ja need meeldivad ka või? Ma ei kuula sellist muusikat nii või naavata, sest ma ei saa öelda, kas meeldib või meeldi. No eurolugu, noh, lahe. Ma arvan, et selles mõttes ei ole nuriseda, on olnud siukseid aastaid, kus ei ole nagu mitte ühtegi normaalset lugu. Oleks kurat pead minema. Kas te teate, fun fact eurolaulu või Eesti laulu kohta, kas te teate, mis on kõige enim hääli saanud laul, mis Eurovisioonile läks eestlaste poolt? Oota, ma ei saanud küsida. Nagu vaata, kui sa helistad ja hääletad, on ju, et nagu iga aasta on erinev Eesti laul. See on nagu iga aasta on erinev nagu kogus inimesi, kes vaatab, kes ei vaata, on ju. Kas see Elina Born ja see Stigres ta ei olnud? Ott ka ei olnud? See Netšajevaga polnud? Oota, see võidu Eurovisioon või? Eurolugu või? Isegi nemad, mitte Tanel Podar ja need või? Kes siis veel oli? Kes meil veel käinud? Appi, miks sa pead natukene vaatama minevikku, ma ütleks, et ma annan vihje, et see on 2010 aasta ringis, vaata, ma kontrollin selle fakti üle. Väga nagu ei tule meelde isegi. 2009 aasta lugu on see. 2009, ma olin siis täpselt 12. Ta sai 6. koha Eurovisioonil.
1, 2, 7, 3. ei. Peeter Jaani. Anna veel vihje, täitsa lõpp. Üksi laulis või kellegagi koos või? Ei, laval on 4 liiget. Ei, ütle välja. Ütlen välja või? No ütle. Rändajad Sandro Nurmsalu Urban Symphony. Läks täitsa meeles. Sai kõige rohkem telefoni hääli endal üldse Eesti Laulu ajaloos. Eesti Laulu ajaloos. Palju sulli sai siis? Seda ei olnud kirjas seal, kus see kirjas oli, kust ma selle infokillu võtsin. Aga ma ei tea, palju Eurovisiooniast saab. Ei, mõtlen, jah. Palju neid hääli oli siis? Mingisugune 21 000 midagi. Ja üks kõne mingi 5 euri või? Jah. 5 euri. Ma ei tea, palju on. 5 euri ole 1,50 pigem. 1,50. Ma ei tea. 5 eurine lihtsalt laks mingi 13-aastane helistab mingi 5 korda. See tuleb suurem kui elektriarve lihtsalt. Issand, kas te tahate piinlikku lugu minu lapsepõlvest kuulda? Või no otseselt minu õe lapsepõlvest. Pane hullu. Vaata, kunagi olid need... No siiamaani vist on see, et helista mingi 900, 300 ja hääletab mingi 30 euri mingile annetusele, on ju. Nii. Ma mõtlesin sellest pornolinnist. Ma mõtlesin ka. Ma ei ole veel jõudnud ühesõnaga. Ja siis minu väikeõde, meil on alati peres on see, et loomad on väga nagu pühad ja ei tohi kiusata ja kõik sellised asjad, on ju. Ja siis minu õde on mingisugune, ma ütlen, et ta oli mingi 5-aastane, 6-aastane, võttis mu vanaema selle lauatelefoni, nägi telekast, et anneta 10, 20, või no siis olid kroonid. Siis oli see, et mingisugune 50 krooni, 100 krooni või siis kuradi 500 krooni, on ju. Ma ei tea, kas ta päris 500 oli, aga sisuliselt, mis see tots tegi, oli see, et ta võttis selle telefoni, helistas mingi 3 korda sellele nagu 500 krooni selle. Ja siis ei öelnud mitte midagi rohkem, mõtles seal istus, mõtles, kiisud saavad süüa. Ja siis mingi hetk, ma kuulen, kuidas vanema helistab emale, ütleb, mida muffi, kurat, mu telefoni arve on 2000 krooni, mis toimub, kurat? Ja siis ems on nagu, et tahad mingi annetusliin loomadele, see hetk ems vaatas kohe otsa, ma ei tea. Tere! Ingel, mis sa tegid? Väga mõnus. Mul on kassidega ka üks selline lugu, et kui ma noor olin, vaata, noores pealt öeldakse lastele, et kassid lähevad merekooli, vaata. Oh my god. Lähevad, on ju. Ja siis mul oli ka see, et olin seal naabrite laudas, on ju, kass kriimustas. Siis ma olin nagu see, et mida kuradit, ma saadan su merekooli. Ma panin ta veetunni. Ja siis ma mõtlesin, et ta merekooli läheb. Ma mõtlesin, et ma nagu õpetan teda, siis ta läheb merekooli. Ma kardan, mis siit on. Ma ka kardan. Ära karda. Ja siis läksin nagu... Tüüpas välja kohe. Läksin vanasa juurde ja siis tulid nagu naabri lapsed tulid sinna, et nagu Tanel tule meiega, vaata. Siis tuli sinna ja siis, no kass oli elus, vaata, aga ta oli seal ulpis seal. No kus me sa räägid lapsele, et läheb merekooli, kurat? Laps ju võtab kõike. No sassi, kurat? Mul on nagu hea meel, et see... Ta ei ellu, jah. Aga ta võib-olla läks ikka merekooli selles suhtes, aga ma ei saa aru sellest nagu, tänapäeval saab ju minna mingisuguse ei millegi raha eest kass ära lõigata, miks sa pead tegema sükest asja? Stop abusing animals, nagu they are not... See on jah, minu jaoks ka ikkagi see teema, mis läheb nagu nii kordamine. Ma teen haigak endale, ma laigin neid Facebooki lehekülgi, kus need mingi kassi need asjad on ja siis ma just vaatan, kuidas jälle kedagi silm läheb märjaks lihtsalt vaatad, et no just oli ma olen nii palju nutnud postituste pärast lihtsalt. ERR-is oli ka just see lugu, kuidas mingisugune naine oli jälle mingi Chihuahua või koerte mingi farmi teinud kuskile. Ma lihtsalt vaatasin neid kaadreid ja ma tahtsin nagu, mul oleks süda pahaks, sest mul oli nii kahju nagu. Nii hull. Aga siit üks valentiinipäeva küsimus veel. Mis on teie halvim ja mis on teie parim date või mälestus valentiinipäevast? Valentiinipäevast. Või no sõbrapäevast, valentiinipäevast, see võib olla ükskõik mis pidi. Üleüldiselt ei või või? Kurat, Üleüldiselt või? Üleüldiselt võib ka. Üleüldiselt ka me häid ja halbu mälestusi jagada, kindlasti seda tulevikus ka teeme, aga kuna on sõbrapäeva episood. Nagu selles mõttes nagu date ei pea ju olema seoses valentiinipäevaga. Sest mul on 0. Mul ei tule ühtegi. Mul ka, kurat, mul pole ühtegi sükest nagu. No sest esimene date on nagu mis asja. Niikuinii ei ole mingi, kellel on esimene date tean. Mis see protsent on nii väike?
no natuke ikka võib-olla. Okei, no siis selles suhtes küll üleüldiselt halvim või parim date. Sest et kui me vaata, me rääkisime ka sellest, et kas see päev on meie jaoks oluline, siis ma tõesti nagu ongi, kui ma olen isegi suhtes olnud, me oleme lihtsalt mingi, toras. Sest et iga päeva tuleb väärtustada, ei ole vaja siin, et need tähtpäevadel ainult seksime ja oleme, vaata. Oh my god, imagine! Mõelge kui halb, okei. Issand, aga mõtle kui halb, nagu, okei, sorry, no nagu disrespect nendele, kes seda teevad, kuigi samas on nagu, kalla. Imagine, et sa oled see osapool suhtes, kes rahuldab seksuaalsed vajadused oma vastaspoole sünnipäeval ja aastavahetusel ja kõik muu on fsionada. Mine ära sealt, mis asja? Aitab küll, jah. Ja siis on need samad inimesed imestavad, miks neid petatakse. Minge võtke osa mu Instagrami loosist, kus ma loosin välja vibraat. Ei, tegelikult see mingi fakt oli ka kuskil, et Tureksi kondoomidest, võib-olla eksin, ühesõnaga mingi kondoomi tootjad, et 30% tõuseb valentinipäeval, vaata käibe. Yeah. Sest et öeldakse, siis seksivad. Jah, selles mõttes füüsiline tegevus on rohkem aktiivsem. Või ma ei tea, mingi väide oli see ka, et kas nagu armastus ja füüsiline see, kas see nagu on ikka kooskõlas ja kas see käib kokku, vaata, aga ilmselgelt, kui sul on ikkagi armastus ja seksid. Ja siis sa tahad, et ta tuleb sinu sisse. Jah. Tule minu sisse. Aga halvim, teeme siis esimese ringiga halvim date või mälestus, Tanel? Mul ei ole see justkui nagu selle teidiga nagu seoses midagi. Meil lihtsalt sõbrapäeval oli, seal oli, kui ma lumepargis töötasin kunagi, siis seal oli see, et ikka nagu napsutad ja värki vaata. Ja siis mul läks nagu, kui noorena, ma jõin nagu niimoodi, et ma homme ei mäleta vaata midagi. Seda vist enamust teevadki. Ma ei tea, enam niimoodi väga nagu joo, aga kunagi mul oli küll see, et taite lavaviin ja kõmm ja lähme edasi vaata. Ja siis oli nagu see, et hommikul ärkan üles kodus, mõtlen, et mis toimus. Mitte midagi väga ei mäleta, vaata, siis läksin tööle, järgmine päev tööle, vaata. Ja siis inimesed vaatavad nagu veits nagu imelikult mind, vaata. Mõtlesin nagu, et okei, midagi on vist jamasti. Ja siis ütlesid, sa ärkasid ka üles ja ma olin nagu, et niimoodi tehaksegi hommikul. Niimoodi tavaliselt tehakse. Mis välja tuli, oli see, et ma oli seal hakkab mingi rauskama ja siis pärast nagu harjusin seal, et jah, ma olen ebameeldiv, ma olen lastekohtu tagasi siis. Kust see tuli? Ei tea. Mina Helena sünnipäeval lihtsalt. See on, ma arvan, et see on vist ainuke kord, kus ma olen nagu justkui nagu hulluks joonud ennast. Veits nagu. Ehk siis mina terve rannamaja või? Ja deliiriumis lihtsalt. Et nagu jah, see, et sa nagu ei ole sina ise, sa nagu mingid teemonid on sul sees justkui. Aga Tanel, aus küsimus sulle. Sa nägid, sa tulid poole pealt rannamaja, on ju. Me olime selleks hetke sammu ennast deliiriumisse juba joonud, mingisugune 1,5 nädalat deliiriumis juba. Terve maja oli alkohol, täis. Mis su esimene nagu see oli? Mingi esimene pidu? Kas meil oli vallaliste pidu kohe otsas, ei olnud ju või? Ei, Tanel tuli vaata siis, kui meil oli see... Jah. Me karjusime seal, vaata, on ju, seal peol. Ja siis me magasime, vaata, kõik seal ühes voodis. Jah. Kusjuures ma panin vaata Instagrami selle küsimuste nuppu ka ja siin on öeldud ka, et mis oli meie esmamulje nagu kõigist. Okei, aga räägime selle halvima ja selle lõpuni ära. Nii, Helena, sinu kord? Vaata, kuna nagu paljud võib-olla teavad, siis ma ei ole deitidel käia, on ju. Eks ole, ma ei viitsi vaata, on ju. Ja siis, aga me ütleme nii, et paar deiti, mis mul elus olnud on, siis üks oli reaalselt selles mõttes, ta ei olnud nagu halb. Nagu tegelikult oli kõik hästi, me käisimegi seal Noblesteris, tegime veinid, sushid, tore, on ju. Aga ma sain aru, et nagu selle inimesega ma rohkem nagu väga suhelda ei taha. See on mingi hiljutine siis või? No see ikkagi oli jah, peale rannamaja vaata. Ühesõnaga, ja siis me läksime nagu mu sinna lemmikkohta Butterfly'sse, sest et mulle meeldib vesipippu teha, kus juures enam ei meeldi, aga siis meeldis. Ja siis tegime seal ka ja siis ma mäletangi, et ma nagu suhtlesin Oskariga samal ajal. Ta oli kuskil, kas see oli äkki mingi Torise sünnipäev või kellegi sünnipäev, ma ei tea, ühesõnaga mingi mustaka. Kui sa mustakale tuli, ja. Ühesõnaga, ja siis mul oligi see, et okei, ma olen nagu ära põgeneda. See oligi see kord. Ja ma olin ikka selles mõttes suht purjus ka, ikka mingid veinid olid all ja mingi hull teema. Ühesõnaga nagu päriselt ka, kui sa kuulad seda nagu sorry, no hard feelings
nagu päriselt ka nagu väga tore oli kokkuvõtlikult, aga nagu lihtsalt ma ei tea, ma kuidagi tundsin, et ma ei taha enam olla seal. Ja siis ma olingi nagu, oh my god, et mul on vaja väga minna, et mul on nagu sõbranna sünnipäev. Ma ei tea, või see oli mingi sinu sõbra sünnipäev, ühesõnaga ma ütlesin jah, mul on vaja minna. Ja ma vist isegi väga ei öelnudki talle midagi, ma ütlesingi nagu aitäh ja tšau nagu. Ka vastik, aga nagu. Ei, see oli juulikuus, see oli mu sõbranna sünnipäev. Ja siis ma sain jälle aru, et ma ei viitsi käia teitidel. Kuigi naljakas on see, mul nüüd viimane suhe algaski niimoodi, et teidist nagu, sest ma mõtlesin, et vahet pole vaata. Aga selles suhtes ongi, kui sulle näed, et sa ei näe selle inimesega tulevikku, mis sa oled seal siis? Ma olen kuidagi siuke magnet, ma tõmban kogemusi endale ligi lihtsalt. Ehk siis sul on mingi 300 halba teiti? No sisuliselt, aga samas on ka 300 head teiti, aga mul kõige nagu üks meelde jäävamaid on see, et kui ma sain teada, et see, kellega ma teidile lähen või olen käinud nüüd teidil mingisugune 6 aega. Nüüd? Ei, mitte nüüd. See oli, ma olin 16 või 17, midagi see ikka 10 aastat. Staaži on. Ütleme nii, et sellel sõidukil on veidi kilomeetreid peal. Hooldust tehakse ikka, jah. Ja, õlid on vahetatud, kõik on korras, kõik on õlitatud, aga see vend tuli mulle ükskord autoga järgi ja see oli ka jällegi süke nagu toksik suhe, kui sa kuuled seda, siis... Palju sul neid toksik suhe? Palju sul on reaalselt on neid mürgiseid suhteid? No siis ma ei saa, kas seda saab suhteks kutsuda, kui ma teidil käin 6 aega, seda ei saa suhte. Või no 16 olin, siis ma arvasin, et see on suhe, aga praegu ma on nagu, it was nothing. Ühesõnaga, ja ta oli kogu aeg oma nagu käsi peitnud, vaata. Siis ma mõtlesin, okei, see on nagu, too hetk sa ei mõtle selle peale, aga siis ükskord unustas abielu sõrmus endale sõrme. Oota, see oli sinust vanem keegi. Oota, 16-aastased saavad siin mehi või naisi? Mõlemaid vaatasin. Ja see oli? See oli mees. Või 2 korda vanem mees või? See läheb paragrahvi alla ju. See oli 16. Ei lähe Eesti seaduse järgi 14-aastased kunniga seksimine. Ma tuletan meelde. Juba läks meelest. Ühesõnaga. Sa seksisid temaga ka? Ei, ma ei ütle, we did hand stuff. Went explicit real quick, aga... Täitsa pekis, mõtle, sul on mees. Oled abielus. Ja käib noorte poistega. Seksib mingi noorte poistega. Ja, aga mu eelmine elukaaslane oli naisega abielus ja siis ta lahutas ja siis me kohtusime. Nii et imagine nagu. Ma olen see nagu full straight, mina ise ei saa sellest aru. Ta on sirge nagu joon. Ja minul on nii palju külgi, et ma nagu ring. Ei, ma arvan, see on lapergune ring lihtsalt. Mingisugune käega joonistatud ring lihtsalt. No jah, aga ma siis jätkan kõige parema kogemusega on see, kui minu endine elukaaslane viis mind Tomorrowlandile. Ja mitte 1, vaid 2 korda. Kallis kuula. Hi. Ei, aga tegelikult ma tahan täiega minna kuhugi muusikafestivalile nagu teiega. Ükskõik, ma tahan, ma reaalselt, Weekend Festival oli minu jaoks nagu reaalselt, mulle nii meeldis. No ma olin vaata täiega noor ka siis, mul olingi 16, 17, 18, mis iganes vanuses need olid, on ju. Ja nagu mulle nii meeldis, kogu see meeleolu, kogu see hea muusika, oh my god, ja Pärnu, mulle läheb siiamaani süda härdaks. Päike paistab ja süda härdaks. Ja mul on ka Weekendiga väga toredad mälestusid. Aga pidi viimane aasta tantsima seal ju. Ja seega läks väga putsi. Reaalselt, siiamaani tegelikult need korraldajad on mulle ka nagu raha võlgu. Ja see oli ühesõnaga haige mingisugune mähis. Ja sealt alati saaks mu elu alla pidama. Kogu aeg juhtus midagi iga kuu lihtsalt. Ma olin mingi okei, aitab. Okei, ühesõnaga Tanel, parim teit. Ei tea, no. Ma ei käi üldse. No aga mingi parim kogemus, asi, mis sa oled koos teinud, sa ei pea nagu niisama olema see, et sa istud maha, lähed sööd restoranis, mingi kuradi kalamarja, ma ei tea, no. Mingi vabas õhus seksimine, noh, see on mõnus, jah. Ta oleks võinud öelda Helenaga mingi teit, vaata, on ju. Ma ei ole teidil käinud. Helenaga vesipiipu käimas tegemas. Ei, tegelikult ma fiilin, aga mul tuleb ka ainult nagu, kui ma natuke mõtlen selle peale, mis on nagu minu jaoks mingi hea teit on, siis mul nagu tuleb lihtsalt meelde mu esimene eluarmastus, kellega meil sai mingi 2 aastat äkki või. See oli nagu mõnnaliselt see kontseptsioon, et me käiksimegi spaasse, vaata, käisime õhtusöögil, massaažid, värgid, särgid, nagu siuke mõnna. Aga samas jah, kõik teidid on ju, ma ei tea, lähed kas või mingi rabasse jalutama on juba vahva, nii et selles mõttes ei pea liigitama neid mingi uue nime alla. Aga olgu. Aga kuidas sina nagu vaatasid,
tuli sul see mees sinna, kuidas sa nagu nägid, et ta see sõrmus sõrmes on? Ei see, et kuidas sa nagu valid, et see võiks olla nagu see nüüd? Ma panen tunde järgi. Mul peab olema see nagu, ma ei suuda süveneda küllaltki pikalt, kui seda tunnet ei ole. Aga kas sa lähed nagu kõigiga teidile või siis sa nagu kuidagi, kuidas sa nagu selekteerid seda? See on väga hea küsimus. Kellega sa lähed? Ma ei tea, see, kellega jutu järgi vähemalt tundub kõik nagu suht sama olevat, I guess. Aga nagu vaata, see on ka see, et nagu, ma ei tea, sorry, aga kui su pick-up line on tere, mis teed, siis nagu siis meil ei ole mitte millestki rääkida või siis teine pick-up line osa, et see Rannamaja kutt ju, siis ma olen ka juba nagu, kus see blokk-nupp oligi nagu. Aga kas sa oskaksid praegu öelda nagu mitu korda elus sa teidil käinud oled või? Või Tanel, sa oskad? Kas me loeme sinna alla ka igasugused seksteidid ja muud asjad? Et sa nagu näed inimest esimest korda. Tere, minu nimi on Marta ja sinu nimi. Siuke, mul on reaalselt 3-4 täiti olnud. Ma ei tee näljaga. Mul on natuke rohkem. Ma vist olen see sul on vist korda 100 või? Kui mitte rohkem korduseid. Sisuliselt küll, jah. Ehk siis 300. Ma arvan, et mingisugune 200-300 200-300 ja meeste ja naiste osakaal 70-30. Enamus on mehed 80-20. Ei ole 80-20, ma ütleks 60-40, jah. Nii hästi või? Okei, aga kumbadega on parem teid olla, kas mehed või naised? See oleneb nii meeletud, tegureid on erinevaid. Mehed on rohkem nagu faktuaalsed. Mehega sa saad niimoodi, et sa nagu sisuliselt oled dating äppi, sa oled nagu davai, mis sa teed see päev, ma olen vaba, davai, saame kokku, teeme ära pliks-plaks tehtud. Naistega on rohkem nagu võib-olla, ma ei ütleks, et meestega kerge on, aga nagu selles suhtes nagu naistega võib-olla mingitel tingimustel rohkem, oleneb naisterahvast. Mulle näiteks naiste puhul meeldib siuke naise tüüp, kes on nagu siuke väga nagu otsekohene, ei mängi mänge ja on siuke nagu straight to the point. Sest et ma ei viitsi mingisugune ta ei vastanud mulle 10 minuti jooksul ja siis ma mingi magan lihtsalt, sest et mul hommikul vara üles ärgata. Ma just tahan nagu, kuule, uks on seal, vaata see link käib alla. Kui ta lukus on, siis keerad võtit vasakule. Siis töötab nagu. Vaat sellepärast on suht hea, kui mul on Rannamajast tulnud mingi teatav staatus, sest et inimesed ongi aru saada, et ma nagu ei viitsi neid mänge mängida. Ja kui oligi nagu see, et kui ma nagu sain oma viimase härraga kokku, siis ta oli kohe ka sama vaba kui mina, aga nagu ta ütleski, et tal ei ole mingeid nagu ootusi ega midagi, aga nagu, et ta natuke võib-olla aimab, mis või kes ma olen, aga nagu, et räägi siis endast. Ja nagu kõik oligi nii nagu loomulik. Nagu sa küsisid, vaatad, kuidas sa aru saad või nagu siukes. Ongi nagu see, et sul on lihtsalt hea olla. See peabki loomulik olema, sest et tead, kui sa sunnid seda, siis ei ole see. Sest et nagu suhe, kuivõrd on töö, minu arust ei pea olema nii raske töö. Ja ma vist nagu olen tähele pannud ka see, et ma nagu kuidagi nagu tõmbun rohkem nagu väljamaalaste poole. Ja sul on seda seda vibe'iga. Mul on siuke kuidagi vist jah, sest et nagu eelmine oli nagu taanlane, enne seda oli reaalselt nagu belglane. Polegi, ma vist polegi tegelikult ühegi nagu... Aga mis rahvus kõige parem on? Täpselt. Ja me räägime seksist. Miks sa ei taha öelda? Ma ei ole öelnud, et ma ei taha öelda, ma lihtsalt loen peas kokku praegu. Mitu riiki on umbes? Maailmas on umbes mingisugune 300 Sinu riigi see. Sul peaks olema ka see, vaata, ma tean, et on need... Need kraabitavad, mul oli seina peal see. Aga mitte sellepärast, vaid sellepärast, kus ma käinud olen. Aga nüüd, kui ma mõtlen selle peale, et see oleks juba laus ju. Tee suur maailmakaart seina peale. Ja vaata, kõik on see, et sa oled käinud nii paljudes kohtades, ma olen nagu, jaa. Just. Need on need, kus kohad, kus ma käin. Või nemad käivad, jah. Oppikene. Kas sa oled mingi teise rahvusega? 195 riiki. Vene ainult. Ainult Vene? No Eestis muud ei leia väga. Ikka leiab. Natuke ikka on, jah. Vaata, kui siis Oskar leiab. Ta võib-olla otsib rohkem, ma ei otsi üldse. Ma ei otsi, kusjuures üldse. Ma õpin, teate, mis on ülihaige on see, et mul lihtsalt, ma kuidagi olen, ma ei juhtub kogu aeg. Ma ei tea, ma lihtsalt ei suuda kuidagi, ma ei tea, ma ei taha nagu üle... Oota, mulle veedis see monoloog, kuidas Oskar oli mingi, tuleb üks ei ole iseendaga, ei ole vaja otsida, ei ole vaja teha midagi. See mu Tinder tuletab... mu Tinder tuletab mulle alatasa meelde, et hei, et keegi likeib sind, sa võiks ka nagu swipe'ida või midagi, ma nagu vaatan seda, nagu, okei, mida iganes, las ta likeib siis. Aga mul on näiteks... nagu see, et mida ma nüüd viimasel ajal, kuidas, mul on nagu see, et ma ei viitsi nagu kokku saada, ma ei viitsi oma aega reisata. See on nagu,
ma olen nagu mõelnud enda jaoks selle võimalikult väikse sõela, et kellega ma läheks nagu välja, et siis kui ma tean, et suht nagu kindlalt võib olla midagi. Ja siis ma olen nagu tähelepanu seda, et kui ma ütlen, et lähme tali ujuma. Siis nad ei viitsi. Ja neid viitsi. Väga suur see filter on see. Ja sellel nagu tegelikult nagu väga hea point ka, sest mina olen selline inimene, kes teeb mingi hullusi ja aga see tali ujumine ei ole tegelikult, väga, väga tuleb mugavustsoonist välja, väga jõhkralt, aga see ei ole midagi hullu. See ei ole üldse nii hull, kui ma alguses arvasin, et see on. Ja kui see inimene nagu ei taha sinna tulla, siis mul on kohe see, et okei, siis ma ei taha sinuga koos olla ka. Et see on väga hea filter. No selles suhtes küll jah, et kui ta ei ole valmis sinuga neid asju teha, aga samas sa pead nagu endale meelde tuletama, et inimesed vahest ei teegi. Aga no samas on ka, miks sa oled siis koos sellega, kes suga neid asju ei tee? Ja, absoluutselt. See on väga hea, ma võtan selle nipi endale peale, mõtlen, lähme hüppame langevarjuga alla ja siis kui neid ei viitsi, siis ma olen nagu, too bad sa saad, aga ma vist pole ühegi Eesti mehega kunagi suhtes olnud. What? Jah. Aga Eesti... Tanel sega pole. Tüdrukuga olen küll eestlasega suhtes olnud, aga see on ka olnud siuke nagu just täpselt see naiste rahvatüüp, mis mulle nagu meeldib. Teate, mis mulle meeldib, kui mehe juures on ka nagu... tal on nagu midagi segu. Mulle meeldib täiega nagu Ukraina veri. Ukraina veri? Mis ütlesid? Šlong suur? Ma räägin rahvustest, vend räägib. Mina ei räägi seekord riistadest. Rist on riist. Ühesõnaga jaa, nagu ma ei tea, see Ukraina pool on ka kuidagi siuke mõnus pool. Temperamenti natukene. Ta nagu lihtsalt ei ole siuke igav Eesti mees, vaata. Tere kallis, jootsin koju. Vaid on siuke, tsao. Seda töölt me oleme igavad siis, jah? Ei. Täitsa haige inimene. Nagu ma ei nagu... Bad guys for life. Ei nagu ole väga nagu ma ei tea, ma ei ole väga stereotüüpne. Ma olen sulle öelnud ka, miks. Sa oled liiga good guy olnud. Olin, jah. Vaata, aga nüüd on natuke muutnud seda. Ma sain aru sellest, noh. Naistele kuradi meeldib bad guy. See on lihtsalt fakt. See on isegi nagu, ma ei tea, kas tõestatud kuskil, aga sellel on nagu mingi loogiline ka, et naised tahavad parandada natukene nagu mees tahad nagu tunda, et kui ta oli siuke täielik munn ja nüüd 2 aastat hiljem ta on siuke vähe parem inimene, siis tal on endal ka siuke hea tunne, et ma olen teinud teda nagu paremaks. Et naistel on nagu see teema. Kas on? Ma ei tea, lihtsalt kui ma endast räägin, siis lihtsalt ma olen siuke inimene, kes ei viitsiks olla nagu... Ma ei tea, mul on vaja mingi põnevust, noh. Ma ei oska seda seletada. Ei, nagu Taneliga oleks põnevus, ma ei tea, miks ma võrdan, et Taneliga oleks, aga lihtsalt nagu Tanel on liiga good guy nagu ja ma ei oska seda seletada. Aga ma arvan, väga paljudele naistele meeldiks ka see good guy pool nagu. No see ongi vaata see, et millest naised nagu ütlevad, et kurat, kui mingi muin mees näiteks neil on, vaata, kurat, ta ei too mulle üldse lilli, ta ei anna mulle üldse tähelepanu, kurat, ta võiks olla siin ja siin. Ja siis mingi mees kõrval kuuleb seda ja okei, ma siis teen talle neid asju, hakkab tegema neid asju, ai, ta on liiga hea, ma ei taha teda. Kurat, saa siis aru, mis nad tahavad. Ma tuitsin ennast personaalselt rünnatuna praegu. Okei, Tanel on juba muutunud, ta on juba muutunud. Aga on ju niimoodi. Aga minu arust see on nagu täiskasvanute mäng, miks sa tegeled sellega? Miks sa ei saada neid totse putsi lihtsalt? Ma saadagi ju. Väga tubli. Seepärast, et nagu come on, aasta on 2022, saatke totsid putsi. Mu slogan lihtsalt. Ei no, aga ma tahaks nagu, ma vahest on kuskil nagu suitsuruumides või kuskil nagu, kui sa vaatad, on need suitsuruumi jutud, on ju, siis hakkad psühholoogiks lampi. Ma küsin inimestelt alati, kui keegi käitub mingisugust nagu väga sassmoodi, vaata. Siis ma nagu, kus sul tuleb see, miks sa teed seda, miks sa ei mõtle, et sa ei võiks niimoodi teha, vaata. Ja siis nad on, okei, tegelikult tea, aga pärast arutavad ikka, siis mõist on. Inimesed lihtsalt elavad oma elu raskeks. Ja me võib-olla peaks tegema ka niimoodi, et paneme kuskile, et kui te kommentaaridesse kirjutate meile kuskile, siis me vaatame mingid head küsimused ja siis me lõpus vastame teile. Jah. Et kui teil on mingid küsimused, siis te saate kirjutada igale, ma arvan, et see võiks olla kas pigem YouTube'is. YouTube'is, kui selle pika podcasti alla, mis küsimused tulevad, kui on head küsimused, siis me nagu nendele vastame. Ja me võiks valida nädalas ühe küsimuse. Kui on rohkem kui üks. Kui tulevad head küsimused, siis vastame. Siis me saame kombineerida nad liitlauseks. Me ei hakka praegu mingi lambis sügavaks minema, mis on kõige hullem asi, mida oled teinud ja mida kahetsed. Nendest me räägime järgmistes osades. Jah, nüüd ongi see, et eks ole. Kui teil on mingi suuremad küsimused on, siis pange
kommentaaridesse ja mingid teemad, mida te tahate, mida me kajastaksime ja üleüldse, kuna me nüüd proovime, vaatame, minu meelest mul oli juba väga vahva rääkida teiega. Kas keegi üldse kuulab ka seda? Võib-olla me kuulame ainult kolmekesi seda, eks ole. Nii et kui te tahate meid veel kuulda, siis öelge, andke teada, kirjutage, kui oli midagi väga halvasti öelge, kui oli midagi väga hästi öelge. Ärge seda öelge, et sitt, vaata. See ei anna midagi meile. Siis ma ütlen nagu, et okei, põhjenda, ei, sitt oli. Konstruktiivne kriitika. Võiks olla, jah. Ma ühe korra ühe kommentaari ütlesin konservatiivne kogemata. Aga tahtsin öelda konstruktiivne. No ma kurat, ma potsap, ma ei üridi tea kõik asju. Konservatiivne kriitika. Sain puid kohe tuli. Kõmm. Ma sain aru, jah. Sa oledki taun, Tanel. Ma tean, et ma olen taun. Sa pole TikToki Tanel, vaid taun. Niimoodi tuli ära. See oli küll nüüd vastu südamele ikka. No ma vabandan, ma parandan su südamele. Ei ole vastu võetud. Vabandus ei vaigista valu. Siiamaani. Sorry. Love you, babes. Saame hakkama. Kuule, davai siis. Noh, kuule. Ma ei ulata siit džungli vahel. Kõmme. Tore asi, jah. Esimene purgis. Juhuu! Ja mina tahan nüüd pissile minna. Pissi.